neid. Kontrollite kohapeal ka või lasen kohe? Võid kohe panna, jah. Jah, vaatame sealt ekraani pealt. Nii, tere päevast. Alustame keskkonnakomisjoni neljapäevase istungiga. Teamsi vormis komisjoni esimees ja ametnikud on kohal Riigikogus, ülejäänud siis täna eemalt. Ja meil on täna siis 3 punkti. Esimeses punktis siis kollektiivne pöördumine, üleskutse Sõrve looduskaitseala toetuseks Harju maakonnas. Ja selle koha pealt on siis tegemist avaliku istungiga, milleks meil on tund aega ette nähtud. Kella 3-st on meil järgmine punkt, kus me hääletame meie seisukohti taastuvenergia direktiivi kohta. Ja 3. punktis siis kella 4-ni kuulame teist kollektiivset pöördumist Alutaguse rahvuspargi laiendamise teemal. Ja lähme siit esimese punkti juurde. Tegeleme siis Sõrve looduskaitseala toetuse kollektiivse pöördumisega ja meil on ka külalisteks siis kollektiivse pöördumise algatajate esindajad. Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor Kalev Sepp Eestimaa Looduse Fondist, Sõrve teadusuuringu koondaruande koostaja Lauri Klein, Harku vallavolikogu esimees Priit Kotkas, Eesti Rohelise liikumise juhatuse liige Madis Vasser, Keskkonnaametist looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist Riina Kotter ja ministeeriumist looduskaitse osakonna juhataja Taimo Aasma. Tere kõigile ja annaksin siis kõigepealt ka lühikese tausta. Riigikogu võttis siis menetlusse Eesti Rohelise liikumise algatatud kollektiivse pöördumise novembri lõpus eelmisel aastal. Ja pöördumises kutsutakse üles Vabariigi Valitsust kehtestama Sõrve riikliku looduskaitseala avalikustamise käigus kokku lepitud piirides ja tingimustel. Ja nüüd siis kõigepealt teeksime selle protseduuri täna nii, et annaksin sõna 3 algataja esindajale, Kalev Sepale, Lauri Kleinile ja Priit Kotkasele. Seejärel siis, kui keegi soovib täiendada külalistest või kui saab kõik enam-vähem räägitud, siis saaks Keskkonnaameti ja ministeeriumi esindajad kommenteerida, milline on praegune seis. Ja mis siis muidugi oluline, et meie keskkonnakomisjoni liikmed saaksid ka küsida, enne kui me järgmistel istungitel arutame oma seisukohta, et oleksime informeeritud. Ja omalt poolt ütlen aitäh selle olulise teema tõstatamise eest juba alguses ja annaksin siis siit sõna. Kas Lauri Klein, olete teie valmis alustama teie poolt või on teil omavahel kokku lepitud mingi järjekord? Kalev Sepp on meil esimene esineja. Selge, palun Kalev Sepale. Jah, tere päevast. Et me leppisime kokku, et üks räägib umbes 5 minutit ja mõningaid slaide olen ka ette valmistanud, et ma jagan ekraani. Et on ilusti kõik näha praegu, jah? Jah, kenasti on näha. Nii, et Sõrve kaitseala olulisus. Algatuseks nii palju, et iga Eesti inimese heaolu aluseks on toimivad ökosüsteemid, mille panus avaliku ruumi kvaliteet oleneb otseselt maakasutuse viisidest ning maa ja omandi valitsemisvormidest. Lauri räägib Sõrve kaitsealas olulisest just looduskaitse võtmes. Mina püüan anda nagu laiema pildi, miks see ala on oluline kohalikule kogukonnale, Tallinna inimestele kui ka rahvusvahelisi kohustusi silmas pidades ja milline tema roll siis rohelise võrgustiku osas. Et Eesti on olnud väga edumeelne riik nii Euroopas kui maailmas oma rohevõrgustikuga ja me oleme rohevõrgustikku planeerinud viimased paarkümmend aastat juba.
ja mõned aastad tagasi siis tehti põhjalik analüüs, et millised on rohevõrgustiku toimivus kolmes aspektis: planeeringute võtmes, elurikkuse ja rohelise võrgu sidususe toetamisel, kui ka milline on ta roll siis puhkealadena kohalike elanike osas. Ja vaatluse all oli ka siis eraldi Harju maakond, kus siis vaadati rohevõrgustiku struktuurielementide seisundit kolmel ajaperioodil, tuginedes siis Koriini linnaalade satelliitpiltidele ja tõdeti, et väga paljudes piirkondades Tallinna lähiümbruses paarikümne aastaga, me võrdleme 2002, 2008, 2012, 2018, on rohevõrgustiku toimivus oluliselt halvenenud. Mitmetes kohtades, umbes 25 kohas on toimunud rohevõrgustiku elementide katkestus, eriti just rohealade all, ja mitusada hektarit väärtuslikku roheala on siis muudetud elamamaadeks või karjäärideks. Et selles võtmes võime nagu öelda, et planeeringu võtmes see asi ei ole väga hästi toiminud. Ja kui vaatame praegu Sõrve kaitseala, siis ta on ka üks niisugune viimane tugipost Tallinnast lääne pool, just et rohevõrgust toetada. Ja rohevõrguste elementidega ongi niimoodi, et me ei saa vaadata ainult ühte kohta, et tegelikult kui me võime mõne tugiala või koridori rivist välja, siis see mõju on palju suuremal alal, et me võime võrrelda seda rohelise võrgustiku inimese organismiga, et kui üks organ ei tööta, siis terve keha või inimene on häiritud. Et see on nagu siis taustaks, et iga tugiala, iga koridor Tallinna lähistel on kulda väärt. Ja nende aastatega on ka muidugi rohevõrgustiku enda funktsioonid oluliselt ka muutunud, et me ei räägi mitte ainult nüüd elurikkuse kaitsest või säilitamist, mis on ka ääretult oluline, aga järjest rohkem me räägime rohevõrgustikust kui kliimamuutuste leevendamise meetmest. Järjest rohkem me räägime sellest, et iga rohealal on oluline roll kohalike elanike elukvaliteedis ja kui on tegemist suurema alaga, siis ka lähiümbruse inimeste osas. Me räägime rohemajandusest, puhkemajanduse edendamisest, rohevõrgustiku sidususest, multifunktsionaalsusest ja loomulikult meil on väga palju ka Eesti on alla kirjustanud rahvusvahelisi kohustusi. Ja ma oma ettekandes just vaatasin korra inimarengu aruannet, mis on ka kindlasti kõikidele Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmetele tuttav. Ja seal oli just üks aspekt on välja toodud, et jah, me Eesti ma tõesti arvestame öelda, et me oleme väga heas seisundis ja me oleme rohelised ja meil on elurikkus palju. Siis üks oluline sõnum tegelikult inimarengu aruanne, mis oli välja toodud, on see, et tegelikult Eesti on negatiivses mõttes eesriik selles mõttes, et väga paljud näitajad, ükskõik kas me vaatame siis ökosüsteemi elujuurused näitajad, kus Eesti on siis 10 aastaga langenud 7. kohalt 59 või muid näitajaid, mis iseloomustavad elurikkust või ökosüsteeme, siis tegelikult see trend on väga muret tekitav. Ja kui me räägime rohealadest, siis me peame vaatamagi seda hierarhilises võtmes, et ma ei lähe sinna tabelisse praegu detailist sisse, aga põhimõtteliselt on tõesti, et ideaalis, kui me räägime kvaliteetsest elukeskkonnast, siis igal elanikul, Eestimaa kodanikul peaks olema üks roheala, väikene ala elamust korterist 300 meetri kaugusel, natukene suurem ala, võib-olla kilomeetri 1,5 kaugusel. Ja kui me räägime Sõrve kaitsealast, siis me räägimegi nagu siis puhkealast lähilinna ümbruses, mis on eriti oluline Tallinna inimeste jaoks, mis jääb siis kuni 15 kilomeetri kaugusele. Et see üks tugiala tegelikult on ääretult oluline Harku valla elanikele, aga ta on ka ääretult oluline tallinlastele, kes armastavad öelda, et meil on rohe Tallinn, et väga kurb on, kui rohe Tallinn jääb keset kõrbe elutsema. Ja me võime muidugi ühele poole nagu panna, kui palju üks või teine ala rahas maksab,
aga võib-olla palju kõnekam on rääkida, milline on rohealade mõju inimese tervisele. Ja see on ka üks uurimissuund, mis on viimastel aastatel maailmas päris palju hoogu saanud, väga palju uuringuid, ka Eestis on tehtud uuringuid, et mida ikkagi tähendab see, et inimesel on kodu lähedal mõni roheala ja see mõjutab tõesti siis ka täiskasvanute tervisenäitajad, ükskõik kui me räägime stressist või vaimsest füüsilisest tervisest, eriti kui me räägime lastest. Ja Hans Orru Tartu Ülikoolist on ka teinud Eestis sarnaseid uuringuid ja see antud juhul olid vaatlus all nagu need inimesed, kes elavad siis rohealade läheduses kuni 500 meetri raadiuses ja nende mitmed tervisenäitajad, tervislikud näitajad olid statistiliselt oluliselt paremad kui need inimesed, kelle see võimalus puudub. Et tegelikult me ei saa ainult rääkida ja võrrelda rahanumbreid, aga me tegelikult iga otsusega mõjutame ka inimese tervist nii kohaliku kogukonnas kui kaugemal. Ja kui me vaatame jällegi viimase aastate tendentse, siis tegelikult tänu RMK loendustele võime öelda, et tegelikult loodusalade kasutamine Eestis on oluliselt tõusnud, et inimarengu aruandest oli toodud aastal 2017. See oli COVID-i aegne periood, ka siis oli see 10 aastaga mitmekordistunud looduskäimine ja kui me vaatame nüüd nagu COVID-i perioodi, värskperioodi, siis me teame, kui palju rohkem inimesed hakkasid looduses käima ja see tähendab ka seda, et looduskasutus on muutunud järjest olulisemaks ja samas inimarengu aruandest tuli välja, et tegelikult on nagu 3 väga olulist piirkonda, kus külastusi on eriti palju, need on siis Tallinna lähiümbruse rohealad, Nõva piirkond ja Lahemaa. Ja kokkuvõtteks võingi siis öelda, et igasugune roheline võrgustik, eriti Harjumaal, Tallinna lähiümbrusel peab olema sidus ja toimiv ja samas need viimased trendid näitavad, et see toimivus ja sidusus Tallinna lähistel on oluliselt halvenenud, meie planeeringud ei ole vett pidanud ja väga tore on, et üks kohalik omavalitsus Harkut toetab seda ja väga loodan, et riik tuleb kohalik omavalitsusele appi selle rohelise võrgustiku tugevdamisel ja säilitamisel. Me peame silmas pidama, et rohealad on elanike elukvaliteedi väga oluline osa ja tal on tugev positiivne mõju nii laste kui täiskasvanute tervisele ja sellist rohealade tervisekasu on väga veenvalt näidatud ka Eestis, et iga otsus, mida me teeme linnas, mõne pargi arendamisel elamumaaks või lähipiirkonnas Tallinnas, tegelikult on see väga suur negatiivne mõju. Ja rohealade kasutus puhkeotstarbel, eriti Tallinna ümbruses, on oluliselt tõusnud viimastel aastatel, et seda on ka ja mida suurem, mitmekesisem on roheala ja Sõrveala on väga mitmekesine, seda väärtuslikum ta on. Nii et moodustatav Sõrve looduskaitseala minu hinnangul on väga oluline rohevõrgustiku toimivust ja sidusust tagab tugiala ja ta tagab siis väärika elukvaliteedi nii kohaliku kogukonnale kui ka paljudele Tallinna elanikele. Ja see on ka väga oluline siis tegelikult, et kaasa aidata Eesti rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks, et iga uus kaitseala, mida Eesti teeb, aitab meil saavutada ka siis Euroopa Liidu elurikkusstrateegia eesmärki 30% maismaast kaitsele võtta ja samas peame ka tõdema, et hetkel me oleme Euroopa Liidus tagantpoolt 5. kohal oma maismaa kaitsealade osatähtsuse poolest. Minu poolt kõik. Aitäh. Ja, aitäh selle ülevaate eest. Kuidas teil edasi on? Kas Lauri Klein läheb siit edasi? Ma võtaks nüüd sõna. Aitäh. Ma katsun ka samuti jagada ekraani ja ma kasutan oma jutu taustaks ühte eelmisel aastal selle kaitseala avalikustamisel olnud slaidi. Põhimõtteliselt aastatel 2017 ja 2018 tehti sellel samal Sõrve piirkonnas väga palju elustiku uuringuid. Need uuringud olid, ma loodan, et see slaid taustaks on näha, eks ole, jah? Jaa, on näha kenasti. Need uuringud olid praktiliselt kõikide liigirühmade kaupa
ja võiks öelda, et see sama Sõrve piirkond on nüüd Harjumaal üks paremini läbi uuritud ala ja need uuringud tellis kõik Harku vald, mis oli äärmiselt hea ja väga positiivne esmane pretsedent, sest tegelikkuses sellises mastaabis uuringute tegemine ei ole üldse lihtne. Aga mis selle tulemusena saavutati, ehk siis tegelikult uuriti läbi kogu selle ala, mis on umbes 2800 hektarit, kaitseala piirid on küll natukene väiksemad, mis on ette pandud, ja sellel alal uuriti läbi nii maismaalimused, putukad, herpetoloogiline uuring tehti, ehk siis kahepaiksed roomajad, linnustik, imetajad, taimedest uuriti kaitsealused liigid ja kooslused ja siis ka veel samblikud ja ka seened. Ja selle uuringu tulemuse, nende paljude uuringute tulemusena, mina panin siis nende tulemusena kokku koonduuringu ja järeldused, siis registreeriti kogu sellel alal kokku umbes 800 liiki ja nende hulgas oli siis ligi 100 kaitsealust või ohustatud liiki. Ja selle 800 liigi hulgas ei ole veel siis taimeliike, ehk siis sealt ma arvan, et tuleks mingi 1000 umbes juurde. Nii et see näitab seda, kuivõrd liigirikas on see roheala. Nüüd sellest rohealast endast rääkides, siis tegelikult see koosneb 3 sellisest tuumikmassiivist. Üks on siis muraste ümbruse metsad ja siis seal on nagu rohkem ka poollooduslikke kooslusi ja teistsuguseid ja avatud alasid. Siis teine on tegelikult selle süda ehk siis Sõrve metsamassiiv, kus on kõige rohkem väärtusi, kõige rohkem esimese ja teise kategooria kaitsealuseid liike ja 3 on siis Tugamanni piirkond. Ja need on tegelikult siis 3 suurt tuumala olnud ka enne valla rohevõrgustikus, aga selle sama analüüsi käigus sai analüüsitud ka seda, kuivõrd see rohevõrgustikuna ainult kogu seda piirkonna loodust kaitseb, siis tegelikkuses see ei tööta. Ja siis tuligi nende uuringute põhjal välja, kuivõrd asustustihe on see kaitsealuste liikide hulk seal. Ehk siis näiteks mõned näited, et kakuliste hulgas on mitu liiki, need on siis öökullid, kelle asustustihedus on sellel alal kokku mitu korda suurem kui Lahemaal ja üle 10 korra suurem kui majandusmetsades üle Eesti. Ehk siis tegelikkuses see on väga väärtuslik ala. Ja miks ma just selle taustaks võtsin selle slaidi, selle mõte on selles, et näidata, millised mõnes mõttes sellised ühelt poolt vaadates valusad küsimused seisavad ees ja valusad otsused, aga teiselt poolt võttes, et kuivõrd oluline on ikkagi tasakaalustatult otsustada ja kõik väärtused läbi hinnata, siis tegelikult sellel samal slaidil on toodud välja nüüd siis see kaitseala ja siis selle kaitseala alla jäävad lubjakivimaardlad. Ja eks me teamegi, et tegelikult siin on nagu siis nüüd valitsuse pool vaja teha väga oluline otsus, mis on siis kaalutlusotsus teemal kas kaevandus või looduskaitse, sest antud kohas kompromissi teha ei ole võimalik. Sest kujutage te ette, et sellel sama keskmise selle südame, siis selle Sõrve kaitseala südame alt võetakse välja lubjakivi ja siis jääksid sinna alles ka kõik need kotkad ja asustustihedalt pesitsevad kakulised. See ei ole lihtsalt võimalik. Ja nüüd antud juhul siis ongi vaja nüüd kaalutleda ja jõuda selleni, et mis on need kõige olulisemad väärtused. Ja kas see ala on Harjumaale ja ka Tallinna linnale väärtuslik, siis kui sellest rääkida, siis mõelgem, kui lähedale asub see Tallinna linnale, mõelgem, kui palju on siin liike, keda on inventeeritud ja kes on teadaolevalt täiesti selgelt siin olemas ja
keda saab siin kohata. Mõelgem selle loodushariduslikule aspektile, mõelgem siin puhkevõimalustele ja mõelgem siis selle võrdlusena sellele, et mida saaks teha selle paekiviga, mida siit alt välja saab kaevandada. Ehk siis, et kas need on väärtuste poolest kaalukaussidele pannes üleüldse tegelikult kaalutavad, siis antud uuringu taga olnud teadlaskonna otsus on igal juhul see, et see loodusväärtus, mis sellel alal on kümnetes, kui mitte sadades kordades kõrgem kui see, mis väärtust omab see maa all paiknev paekivi. Aga see selleks, põhimõtteliselt ma tahaks veel tuua välja mõned punktid selle uuringu järeldusest. Ja need on just nimelt need, mis toovad välja selle kaitseala, kavandatava kaitseala väärtustest tulenevad eesmärgid. Siis neid on siin kokku 5. Kõigepealt keskkonnakaitseline eesmärk on säilitada Tallinna, kus elab ligi 1/3 Eesti elanikkonnast ja Harjumaa, kus elab peaaegu pool kokku koos Tallinnaga Eesti elanikust. Hea õhu kvaliteedi tagav loodus- ja pärandkultuurmaastikega roheala. See on nagu keskkonnakaitseline eesmärk ja selle roheala eesmärk. Lisaks sellele tegelikult jah, seda võib nimetada ka ümber pannes looduse hüvede tõlkesse, et see on see, mis puudutab selle ala reguleerivat teenust. See ala pakub meile põhimõtteliselt praegu tasuta reguleerivat teenust. Teine on looduskaitseline eesmärk, säilitada kaitstavate liikide. Siin on lindudest merikotkas, kassikakk, karvaselkkakk, valgeselg kirjule, laanerähl, kanakull, herilaseviu ja nii edasi, nii edasi. See nimekiri on väga pikk. Taimedest kõdu, koralljuur, jumalakäpp, kahelehine, rohekas ja kaugel, hästi palju jällegi samuti. Ja nende elu- ja kasvupaigad säilitada. See puudutab nüüd selle ala baasteenust, ehk siis tegelikult selle alaga me pakume nendele suurele hulgale kaitsealustele liikidele ja nendega koos väga suurele hulgale teistele elustikuliikidele elu- ja sigimispaiku, mida neil muidu enam ei oleks, ehk siis nad tegelikult sellelt alalt kaoksid. Kolmas on loodushariduslik eesmärk. Looduse õppekäikude korraldamise õpperada loomise abil luua võimalus looduse tundma õppimiseks ning süvendada loodushoiu põhimõtete mõistmist kaitseala kasutajate poolt ja eriti noorte hulgas. See on äärmiselt oluline, arvestades seda, kui kaugele me tegelikult kipume oma linnastuvas eluviisis loodusest minema. Ja samas seda pakub praegu siin meie pealinnale nii lähedal paiknev roheala, kus on tõesti need väärtused nii tihedalt üksteise kõrval. 4. on teaduslik eesmärk. See suur läbiuuritus, mis seal praegu on, annab nii palju võimalusi neid linnalähedase roheala uurimusi teha, et see on lihtsalt üüratu. Ja viimane, ehk siis mitte ka kõige viimane, on siis puhke- ja virgestuslik eesmärk. Säilitada alal puhke- ja virgestuslik otstarbeline kasutus ja lisaks ka siis loodusfotograafia ja nii edasi, nii edasi. Ja üks aspekt veel selle ala ja kogu selle protsessi juures ma tahaks toonitada, et on olnud väga hea koostöö siin nii riigi, omavalitsuse kui ka elanike vahel. Ehk siis tegelikkuses me oleme looduskaitselises mõttes saavutanud väga hea kompromissi ja koostöö. Praegu minu poolt kõik. Aitäh selle põhjaliku ülevaatest. Nii, nüüd siis Harku vallavolikogu esimees Priit Kotkas. Jah, täname võimaluse eest Riigikogu komisjonile esineda selles küsimuses ja siis ka valla poolt oma mõtted ütelda. Ja looduskaitselistele aspektid käid juba üle, aga selle sama maardla pilt, mis meil praegusel hetkel veel kenasti silme ees on, et siis sellest oleks hea pihta hakata, et kunagi, kui need maardlad sinna maa said joonistatud, siis sellel hetkel oli ta astangutagune mets, et kus ei asunud mitte midagi muud kui ainult mõned kanalad.
tänasel hetkel see seis on meil tundmatuseni muutunud, et Harku valla elanikkond on kasvanud meil 4-kordseks. Tasapisi on see suur Õismäe teoks saamas, ehk siis Harku järve ümbruse alad hoonestatakse Tallinna poolt väga jõudsalt. Astangu, mis oli kunagi selline sõjaväeohvitseride linnaosa, sellest on saanud täitsa kena linnaosa, mis laieneb ka meie suunas ja meie enda külad, alates siis Tabasalust edasi Rannamõisa, Murast ja Suurupi, Vääna-Jõesuu, et nemad kasvavad ka. Siis meil on veel head naabrid, Saue poolt on Vatsla küla. Põhimõtteliselt meil on tänasel hetkel ümber Sõrve metsa tõmbunud ring, mis sisuliselt muudab selle Sõrve metsa nagu kogukonna metsaks, mis on siis sellise paisunud külade vahele jäänud. Ehk siis ta on meie inimestele väga oluline ala ja sama oluline ta on, me teame, meie headele naabritele, eeskätt siis nagu Tallinna inimestele, kellel on see lähim võimalus siis päris metsa näha. Piltlikult öeldes me oleme sama kaugel Sõrvega kesklinnas, kui on Nõmme, ehk siis ei ole väga kaugel. Ja need muutunud olud kindlasti peavad tooma meile silme ette uuesti siis selle maardlate kaardi ja ümber hindama siis seda seisu, mis omal ajal võib-olla seal Vene aja lõpus siis kaardi peale märgiti, ehk siis, et see täna ei ole enam aktuaalne sellisesse kohtadesse maardlaid joonistada. Miks me oleme tegelenud 15 aastat selle Sõrve kaitsealaga? Ehk see on Harku vallal olnud väga pikki aastaid prioriteetne tegevus. Me näeme seda, et arendajate surve ühel, teisel või kolmandal viisil meie piirkonna vastu on suur ja huvi on suur. Ehk siis, et kes tahaks metsa maha raiuda, kes tahaks ehitada, kes tahaks midagi kaevandada. Ja selle tõttu ongi meie eesmärk, miks me seda teeme, et saada täiendav kaitse nendele aladele, et saada riiklik kaitse, kus me näeme, et tihtilugu sellest meie oma kohaliku omavalitsuse poolsest kaitsest ei piisa. Ja seetõttu, kuna see ei puuduta ka ainult meie valda, on nagu mõistlik siis ka seda riikliku kaitse alla võtmist kaaluda, kuna seda kaudu neid samu hüvesi saavad kasutada ka meie naabervaldade elanikud. Ja kolmas teema, mis nüüd siia juurde veel puutub, et võib-olla peaks vaatama kogu Tallinna ümbrust pisut nagu uuema pilguga, ehk siis, et me teame, et veel 30 aastat tagasi oli meil olemas selline asi nagu roheline vöönd, rohelise vööndi metsamajandid ümber suurte linnade. Ja Tallinna ümbruses on see nüüd ühtegi kadunud, meil lageraied tulevad välja praktiliselt linna piiri või lausa linna sissegi, ehk siis et ilmselt meil tänasel hetkel oleks mõtet mõelda selle peale, et kas seesama need rohelised vööndid, mis omal ajal ulatusid 20–40 kilomeetrit linna piirist, siis sõltuvalt linna suurusest, tuleks taastada ja et need rohelised vööndid kaitseksid siis seda linna lähiümbrust, mis on väga oluline puhke- ja virgestusala nendele samadele linna elanikele ja äärelinnas elajatele, et seaksid ka siis hoopis teistsuguse raierežiimi sisse, välistaks lageraied, välistaks kaevanduse selles lähiümbruses, sest et sõita tuleb nii või teisiti, et kas tuleb kaugemale sõita siis Paekivi või Liiva järgi või peavad inimesed sõitma kaugemale, et nad metsa satuksid. Et sellised 3 põhilist aspekti näeme meie omalt valla poolt, et mida võiksin nagu kaaluda ja Riigikogu keskkonnakomisjonid me palume toetust meie 15 aasta pikkusele tööle ja me väga loodame, et me saame nüüd selle Sõrve finišeeritud ja selline nagu fantastiline viimane piirkond nagu linna ümbruses saab kaitse alla. Juhin tähelepanu, et ta täna on veel ülejäänud rohevõrgustikuga seotud, et me täna ei ole sellises õnnetusseisus, nagu on Viimsi poolsaar, kus siis mõeldakse, et mida me nende loomadega teeme, kes siin on lõksu jäänud, et kas me püüame nad välja või laseme nad maha või hakkame siis taastama seda rohekoridori, ehk siis, et me tänasel hetkel meie vallas veel seda tegema ei pea. Ja rõhutan veel kord, et nagu omavalitsuse poolt on siin nagu väga suur huvi ja meie anname omalt poolt rahumeelisele riigi kaitse alla. Me ei soovi seal oma seda sõna maksma panna, sest me näeme, et see on üldriiklik väärtus, mis on meie territooriumil ja me tahaksime sinna näha riiklikku kaitset. Süüksed mõtted, aitäh!
Aitäh! Ja lühidalt, kas rohelise liikumise poole pealt Madis Vasser, et ehk teed lühidalt lihtsalt, et saaksime ka küsida? Aitäh! Mul on ainult üks märkus, mis on see, et sellele pöördumisele on allkirja andnud ligi 4300 inimest, nii et on ilmselge, et see teema on suure avaliku huvi all. Ja ma arvan, et kõik muu on juba väga hästi ära öeldud, nii et ootame küsimusi. Aitäh, Madis, see oli oluline täpsustus. Nüüd siis annaks sõna siit ministeeriumi ja ameti esindajatele. Esmalt siis kommentaarid nendele esitlustele ja võib-olla ka natuke sellest protseduurikast siis täpsemalt komisjoni liikmetele, et kus seisus see asjaajamine on. Ja tänan kõiki kõigepealt, et väga head ülevaated olid, et see eluslooduse pool sai praegu ilusti kokku võetud ja vallaseisukohad ka. Et ma annan tegelikult siit Riinale kõigepealt sõna, et Keskkonnaamet on siin viimasel paaril aastal ju aktiivselt selle alaga toimetanud ja viinud läbi ka laiaulatusliku kaasamise. Tegelikult, et Riina saab natuke nendest tulemustest ja seal kerkinud küsimustest ülevaate anda. Ja tere minu poolt ka, et ma tänan väga sisuka sissejuhatuse eest siin eelkõnelejate poolt, et tahakski siis Keskkonnaameti poolt rääkida, mis meie tegime, kui see koonduuring meie töölauale tuli. Et meie ülesanne oli siis esmalt kokku panna kaitse-eeskiri, välja pakkuda alale piirid, zoneering ja kaitsekord. Ja me tegime siis seda lähtuvalt sellest, mis meil on üleriiklikud põhimõtted kaitsealade moodustamisel. Ja selle menetluse algatamine siis toimus 16. aprillil 2019 ja meie oma materjalide kokkupanemisega jõudsime nii kaugele, et see avalikkuse ette tuua eelmise aasta märtsis. Et siis 22. märtsist kuni 10. maini oli eelnõu avalikul väljapanekul. Avalikul väljapanekul meil toimus 3 infokoosolekut Teamsi teel ja väga aktiivne osavõtt oli nendest koosolekutest ja avalik arutelu toimus siis 17. juulil, et osaleda sai nii Teamsi teel kui ka Meriküla keskuses kohapeal saalis. Ja kõik see avalikustamise info on meil tegelikult kodulehel väljas, et kui kellelgi on huvi kuulata neid koosolekuid tagantjärele, siis kõikidest koosolekutest on salvestused olemas ja kõikidest materjalidest kokkuvõtted ka kodulehel. Et pöördujad kenasti andsid ka selle lingi oma pöördumises, nii et kui kellelgi huvi, saab alati vaadata. Ja meie siis jõudsime nii kaugele, et tõmbasime kõik oma otsad kokku ja saatsime eelnõu KEM-i 17. novembril 2021. aastal. Aga ma võib-olla räägiksin nüüd äkki sellest, mis ettepanekud Keskkonnaametile laekusid. Et avaliku väljapaneku raames me saime 54 kirja. Osad nendest kirjadest olid muidugi suuremate gruppide poolt saadetud, et ühe kirja taga ei olnud alati üks inimene, või seal võis palju inimesi olla. Ja nendest kirjadest siis 19 pöördumist olid kaitseala poolt ja nendes pöördumistes olid just sageli taga sellised suuremad inimeste grupid ja saadeti ühispöördumisi. Erapooletuid oli 9 ja moodustamise vastu siis saime ka 26 pöördumist ja peamiselt siis kas eramaa omanikud või metsaomanikud. Ja me arvestasime täielikult 7 ettepanekuga ja osaliselt 16 ettepanekuga ja ei arvestanud siis 30 ettepanekuga. Et see on selline puhas kirjade statistika. Aga kui nüüd rääkida, et mis teemadel need ettepanekud laekusid, siis võib-olla ma jagan uuesti seda kaarti, mis meil oli ka jagamisel, avalikustamisel ja mida juba Lauri siin kenasti näitas, siis see kaart võib-olla annab selle kõige põhimõttelisema ülevaate, et mis murekoht Sõrvega on. Nii, kas te nüüd näete seda kaarti uuesti? Jaa, näeme. Tuttav kaart.
et meile ettepanekuid siis, kui teemade kaupa lahata, siis üks olulisem aspekt, mis arutelu all oligi kaevandamise teema. Ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumilt tuli ettepanek arvata välja sellest kaitsealast 3 uuringuruumi. Kui te siin kaarti vaatate, siis need uuringuruumid on selle helelilla või roosaka joonega märgitud. Et siis Rannamõisa 1, Rannamõisa 2 ja Rannamõisa 3. Ja need uuringuruumid asuvad siis tõesti, nagu Lauri juba varem ütles, kõige väärtuslikumal kaitseala osa, ehk siis täiesti keskel ja ka sellel alal juba, kus on olemasolevad püsielupaigad moodustatud. Et need on liikide elupaigad ja osaliselt ka kaitse all juba. Ja Keskkonnaameti seisukoht siis oli, et sellisel kujul kahjuks neid uuringuruume välja arvata ei saa, kui meie jaoks on oluline, et need loodusväärtused oleks Sõrvel kaitstud. Teisi teemasid, mida siis ettepanekud puudutasid, olid üks oluline, oli piirimuudatused, et tuli päris palju ettepanekuid laienduse kohta ja tuli ettepanekuid vööndi muudatuse kohta, ehk siis, et kaitsekord läheks rangemaks. Ja selliseid ettepanekuid oli 16. Ja oli ka vastupidiseid ettepanekuid, et osad maaomanikud soovisid välja oma kinnistut või siis soovisid leebemat kaitsekorda, et arvaksime sihtkaitsevööndist piiranguvööndisse. Et kui rääkida, need sihtkaitsevööndid on rohelised alad ja need sinised ja piiranguvöönd on kollane ala siin kaardi peal. Ja kaitsealasse või siis rangemaks soovisid tuli 16 ettepanekuid ja piiranguvööndisse või välja soovisid 24 pöördujat. Ja palju tuli ettepanekuid ka metsanduse teemadel, et täpselt samamoodi olid risti vastukäivaid ettepanekuid, et ühed soovisid rangemaid piiranguid ja teised soovisid, et raiete osas leevendataks piiranguid. Ja veel üks oluline teema, millega välja tuldi avalikustamisel oli, et Liipa Rannamõisa maanteele saaks kergliiklusteed ehitada, aga selles osas oli Keskkonnaameti vastus, et jah, see on kaitsekorraga ju võimalik, kaalumisruum on olemas ja sellega on arvestatud. Ja siis tuli veel väiksemaid täpsustusi eesmärkide osas ja seletuskirja täpsustusi. Et aga meie poolt ongi siis kokkuvõtlikult see, et kui me Keskkonnaministeeriumi saatsime selle määruse eelnõu novembrikuus, siis Keskkonnaamet on seisukohal, et kaitsela moodustamine on põhjendatud ja ta peaks just loodusväärtuste kaitsest lähtuvalt olema sellistes piirides, nagu ta on ja nii olulist piirimuudatust siin kaitsela keskosas teha ei saa. Aitäh, Taimo, kas jätkad siit? Ja ma siis täiendan juurde, et Riina võttis selle sisulise poole riigi poolt hästi kokku praegu, et mis protsessid on toimunud ja nagu kõigi siit eelkõnelejate jutus tegelikult ka see põhiline selline murekoht, mis üles kerkis läbi käis, on see sama konflikt tegelikult kaevandamisega ja see on ka üks selline nii-öelda põhiline tegelikult ju väljakutse nüüd Keskkonnaministeeriumile, et ikkagi selliselt sisuliselt spetsialistide tasandilt see otsustamine läheb praegu rohkem juba poliitilisele tasandile, et Keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaministri ees seisab keeruline ülesanne tegelikult siis sellise poliitilise tasandi kokkuleppe saavutamine nüüd. Et tõepoolest, nagu siin Liina ka vihjas, jah, Majandus-Kommunikatsiooniministeerium sellele ehitusmaavarade teemale jõuliselt ka tähelepanu juhtis oma arvamustes, et siit juba ka valla arvamust kuulsime tegelikult selles osas ja valla muresid selles kontekstis, et see on see põhiline nii-öelda murekoht praegu, mis meid ees ootab, et kuidas see situatsioon tegelikult lahendada ja see eeldab paratamatult sellise natuke laiema nägemuse tekitamist.
et nagu siin Lauri ka ilusti viitas, et ega väga-väga keeruline, kui mitte võimatu on seal mingisugust kompromissi kohta tegelikult leida, eks ole, et üks läbi kaevandatud Vene armee kaevandusala veel. Ja selle nurgast või selle servast on ka seal huvi olnud veel veidikene kaevandada, aga siis üle selle tee, mis Harkut ja Tabasalu omavahel ühendab, me ei näe, et oleks võimalik kaevandusega tulla. Ja see just täpselt see tulenebki sellest, et need punased jooned on tõmmatud maha siia sellel alal, kui see oli Astangu tagune kanalate kõrval olev mets. Et see olukord on drastiliselt muutunud võrreldes selle ajaga, et seda tuleks uue pilguga vaadata. Oleme 90-ndatel tellinud ka Eesti Geoloogialt ühe uuringu, mis on tuvastanud siis, et see meie piirkonna paekivid on sügaval ja kiht on õhuke, ehk et Eesti Geoloogia tollal hindas, et see on ka perspektiivitu ala siis paekivi kaevandamise seisukohast lähtudes, et kilomeetrite kaugus nagu Tallinna linna piirist ei saa kindlasti olla see ainukene kriteerium, miks seda karjääri peaks avatama. Aitäh!
Aitäh, head kolleegid, palun küsimused. Nii, Peeter Ernits siit komisjoni ruumist, ole hea, Peeter. Meie ei kuule midagi. Jaa, pikk jutt. Mul ei ole mingit küsimust, ma võiks nagu rääkida sellest alalt, et ma tunnen seda nagu oma taskut. Ma olen seal kunagi madukotka pesa avastanud ja käinud kevaditi ja võin pakkuda ka keskkonnakomisjonile nii-öelda öökullide kuulamist, varsti hakkab peale. Nii et see on ainukene võimalus seal see looduskaitseala ära teha. Et vaadates Tallinna on see Tallinnale tõesti kõige lähem koht. Teine koht on, kus ma olen ka isiklikult käinud, on Aegviidu ja Mustjõe ja seal kandis, aga see on kaugemal. Ja siin ei ole midagi arutada, see on erakordselt liigirikas, selline tõeline mets Tallinnale kõige lähemal. Aga probleem on, ja ma toetan seda täielikult, raiuköövi tükkideks ja kui mina oleks minister, ma teeks selle kohe ära ilma igasuguse kobinata. Aga siin on teine asi, millel siin peab silma vaatama, on see maavarade, mida on Harjumaal algatatud ja häda on käes, et see 50 kilomeetri raadiuses ja on vaja seda kruusa, liiva ja muud. Ja see Harku nälg, karjäärinälg on ammu ilma teada ja see on nüüd selline väga valus teema, mis ega ei ole neid kohti ka kuigi palju. Muuseas, kui seal Rannamõisa või selle ülemine, see karjäär, see Dolomiidi, samasugune asi on ju Laulasmaal, aga seal jääb alla Arvo Pärdi keskus ja küla, pool küla. Nii et kui need ära hävitada, saaks kopad peale panna. Nii et see on üldine see laiem diskussioon, et kus koha pealt neid ehitusmaavarasid saada, kuna nende vedamine kaugemalt. Ja see ongi kõige raskem asi siin selle puhul. Kui vaadata nüüd lähemalt neid jooniseid seal, siis tõesti see kanalate tagune ala, mõtlen, aga minu uuringud ja viibimine oli veidi varasemal ajal, et kõige magusamad alad minu mäletamist järgi ja minu kogemuse järgi on seal üleval pool, mitte kanalate taga. Aga seal on ka, ma vaatan need punased ristkülikud ja on sees, et seal see peaks olema absoluutselt välistatud. Nii et toetan kahe või kõikide oma jäsemete ja hingega seda, aga mõistan ka selle olukorra ülimalt keerukust just selle ehitusmaavarade ja nende sooviga. Et kui oleks võimalik, ütleme mingisugune kompromiss, et ta ei ole just looduskaitseala, aga igal juhul kaevandusi sinna küll ei tohiks igal juhul lasta, aga jälle, kes tahab tuumajaama või krematooriumit oma tagaõuele, keegi ei taha ja aitäh. Aitäh. Kas on komisjoni liikmetel veel küsimusi? Tundub, et ei ole hetkel. Aga ma lihtsalt infoks omalt poolt, et võib-olla tegelikult, Taimo, kas sa ikkagi natuke täpsemalt oskad kirjeldada seda ajaliini ministeeriumis, et meie komisjoni poolt kindlasti arutame seda ühel istungil veel omavahel, olles nüüd saanud sellise põhjaliku ülevaate, aga loomulikult otsustab ju selle moodustamise, nagu siit ka jutust läbi käis, Vabariigi Valitsus, kes peab neid erinevaid huvisid seal kaaluma. Et kas oskad öelda, millal võiks see ettepanek jõuda valitsuseni? Aitäh. Täiesti ausalt vastan sulle, et ei oska tegelikult. Et eks see on ju see nii-öelda reglementide keerukus, et
me eeldame praegu seda, meil ei ole ju veel seda teadmist, eks ole, paratamatult, aga selleks, et valitsusse jõuda, on vaja ministeeriumide vahel mingitki sellist ühist arvamust, eks ole. Kui me jõuame Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga nagu sellise tulise vastasseisuni, kus lahendust ei paista, ühesõnaga on väga keeruline jõuda ka valitsuse istungile, eks ole, otsustamiseks, et eeldus on jah see, et ministeeriumid on kõik nii-öelda võimalused ammendanud, eks ole, et meil tuleb minna tõesti siis valitsusse pidama ekstra arutelu, et milline on nii-öelda valitsuse kui terviku nägemus, kuidas sellest situatsioonist edasi minnakse tegelikult, et eks siin ootab ees mitmeid selliseid ilmselt arutelusid ja kohtumisi poliitilisel tasandil. Ja selge, et ega ma nii-öelda kõhutunde pealt ei taha küll kolleegide eest rääkida, aga ma usun, et keskkonnakomisjoni poolt see Peetri sõnavõtt oli üsna representatiivne, et kindlasti siin ju uuringutele vastu rääkida, teeme ükshaaval, et uuringutele vastu rääkida on jah keeruline, ole hea, Peeter. Ma teen ettepaneku, et lähme komisjoniga kusagil varsti veebruari lõpul edasi ja ma kuulame neid öökulle seal, nii et kõige erinevamaid, et konkreetne pakkumine. Ja see on hea ettepanek, selle võtame kindlasti vastu, ma arvan, see oleks väga vahva. Aga teeme siis nii, et kui tundubki, et komisjoni liikmetel on tegelikult saanud teema üsna selgeks, sest et rohkem ma küll küsimusi ei näe meie poole pealt. Et tänan teid selle põhjaliku pöördumise eest, loomulikult ka selle suure hulga inimeste kaasamise eest, kes kõik on allkirja andnud ja põhjaliku asjaajamise eest ja loomulikult sooviks isiklikult, et nii pikalt tehtud asi saaks lõpuks ka otsuse. Et teeme seda, mis on meie võimuses, et kaasa aidata. Aitäh teile. Keegi tahab äkki midagi veel öelda lõpetuseks, et siis meil on veel mõned minutit. Väga tagasihoidlikud kodanikud. Aitäh teile. Ma võib-olla lõpetuseks tahaks veel kord toonitada seda ja et jõuaks ka otsustajateni lõpuks, kes seda kaaluvad, et tõepoolest siin on tegu pärliga, mida on väga kerge lõhkuda, aga mida ei taasta kunagi. Põhimõtteliselt seda sama pärlit kunagi ei taasta, kui see on ära lõhutud. Ja, selge. Aitäh, see oli hea lõppsõna. Ja, aitäh. Ja kohtumisteni. Aitäh.